Ameerika Ühendriikide president andis just Islaamivabariigile uue päästerõnga, tühistades nädalavahetusel rünnakud ja nii see juhtus. Tere tulemast tagasi saatesse Access of Truth. Mina olen Emily Scheider ja kogu eelmisel nädalal kuulsime president Trumpi ähvardamas rünnata islaami režiimi energiat infrastruktuuri, väidetavalt koos Iisraeliga. Nüüd siin Iisraelis olime me kõik valmis sellisteks rünnakuteks, mis oleksid võinud tõsiselt kahjustada režiimi võimet seda sõda jätkata, mida režiim kindlasti tahab teha. Aga nagu tavalisel viimasel võimalikul hetkel tõmbus president Trump tagasi ja tühistas rünnakud, teatades, et ta loobub neist, kuna Pakistan ja Katar olid talle kinnitanud, et kokkulepe on kohe sündimas. Kokkulepe, mille ta väitis avavat täielikult Hormuzi väina, mida pole juhtunud, ja lõpetavat režiimi tuumaohu lõplikult, mida samuti pole juhtunud. Ainult, et nagu filmis Murumardi päev, langeb Donald Trump täpselt samasse lõksu, et ta ei saa aru, millist sõnumit ta režiimile tegelikult saadab. Nad ei austa tema põhjuseid, nad ei austa mõistust, nad austavad jõudu. Tuletan meelde, et vaid mõned tunnid enne seda avaldust ähvardas seesama režiim sõna otseses mõttes põletada Iisraeli gaasiväljad tuhaks, kui rünnakud siiski toimuvad. IRGC-ga seotud väljaanded olid juba avaldanud sihtmärkide nimekirjad, mis näitasid täpselt, milliseid energiaobjekte Iisraelis, Saudi Araabias, Kataris, Kuveidis, Bahreinis ja Araabia Ühendemiraatides nende raketid võivad tabada. Ja lisaks sellele olid Kuveidi õhutõrjejõud just äsja kinni püüdnud Iraani droonid, mis sihtisid nende riiki. Rünnak, mida režiim ei tahtnud isegi omaks võtta, sest selle tunnistamine rikuks loo, mida nad Valgele Majale räägivad, et nad on kuidagi imekombel valmis mõistlikult käituma. Tegelikkus on see, et taaskord rääkisid režiim ja tema islamistlikud kahepalgelsed, argpükslikud ja korrumpeerunud partnerid Pakistanis ja Kataris end välja rünnakust, mida režiim ise surmani kartis. Ja taaskord Ameerika Ühendriikide president lasi neil seda teha. Kas me pole sellest juba tüdinenud? See pole isegi selle kuu jooksul esimene kord, kui president Trump sellist jama korraldab. Ja põhjused lähevad põhimõtteliselt aina hullemaks. Juulis pärast 13 järjestikust pommitamisööd peatas Trump järsult suurema eskaleerimise, väites, et režiim soovib läbi rääkida. Nad ei tahtnud, kuid samal nädalal lekkis uudis, et Pentagon kulutab oma raketitõrjevarusid liiga kiiresti. Ja arva ära, keda see uudis aitab. Jah, Iraani islamirežiimi. Teheran lööb samu ajalehti, mida meiegi. Kui Ameerika ametnikud lekitasid ajakirjandusele täpse info meie raketitõrje puudujäägi kohta, nad andsid režiimile kätte juhise, kui palju rakette ja droone oleks vaja meie kaitse ületamiseks. Aga keegi Washingtonis otsustas, et seda tasub avalikult välja öelda. Samal ajal Valges Majas muudkui vahetuvad õigustused. Alguses oli see rahu nimel. Siis teatas Axios, et paus tehti sellepärast, et eelmine rünnakute voor oli juba, tsitaat, saavutanud oma eesmärgi vähendada Iraani võimet ohustada laevandust. Me teame, et seda ei juhtunud. Ja nüüd sel nädalavahetusel on põhjuseks see, et Teheran lubas suurt kokkulepet Hormuzi ja tuumaprogrammi osas. See on 3 erinevat ettekäänet vähem kui nädala jooksul sama otsuse kohta, mille tegi president Trump. Nimelt taanduda. Ma arvan, et sellepärast on mõned kriitikud hakanud Trumpi kutsuma takoks, mis tähendab Trump always chickens out, ehk Trump lööb alati põnnama. T-A-C-O. Isiklikult ma ei usu, et tegelik põhjus oleks üldse seotud rakettide arvuga. Ma arvan, et ta peatub pidevalt, sest ta tõesti usub, kuigi ekslikult, et ta suudab režiimi kellegagi kokkuleppele jõuda. Aga olgem selles osas selged. Režiimis pole ühtegi fraktsiooni, kes oleks tõsiselt valmis loobuma omaenda eksistentsist režiimina. Ja isegi kui oleks, siis otsuseid teevad Vahidi ja IRGC. Režiimile meeldib lääne läbirääkijatele müüa mõõdukate müüti, sest see annab läänele kellegi, kelle peale lootust panna. President, välisminister, ülemjuht, IRGC, nad on kõik ühesugused. Nad on sama režiim, sama eesmärgiga ja see eesmärk pole kunagi olnud koos eksisteerimine. Kui Trump tõesti arvab, et siin on võimalik mingit kokkulepet saavutada, siis ta ei saa põhimõtteliselt aru, mis režiim see on. Kokkuleppe otsimine on tupiktee, see on alati olnud tupiktee ja iga kord, kui me teesklime vastupidist, anname neile lihtsalt rohkem aega ja tulemused koha peal on iga kord samad. Režiim saab jätkata valitsemist, mis tähendab rohkem surnud iraanlasi, sest need, kes maksavad Washingtoni kõhkluste eest hinda, ei ole kunagi need ametnikud, kes neid otsuseid teevad. Need on tavalised iraanlased, samuti ülejäänud Lähis-Ida inimesed, keda see režiim jätkuvalt taga kiusab. Iraanlaste puhul jätkab see režiim hukkamiste läbiviimist. Ja kui rääkida hukkamistest, siis iga päevaga hukatakse veelgi rohkem iraanlasi. Sel nädalal oli tegu 19-aastase Arviniga, kes arreteeriti jaanuari ülestõusu ajal. Režiimi kohus mõistis ta süüdi, tsiteerin, sõjapidamises Jumala vastu. Ja möödunud nädalavahetusel poosid nad üles vanglas Põhja-Iraanis.
Teismeline hukati selle eest, et ta ilmus protestile. Ja siis täna hommikul hukati salaja veel 2 inimest, Omid Bezad ja Buria Savat, Koidu ajal. Mõlemad arreteeriti 12-päevase sõja ajal ja mõisteti süüdi Iisraeli kasuks spioneerimises. Ei mingit kohtuprotsessi, ei avaliku kohtuprotsessi, ei teadet, mitte midagi peale režiimi enda kohtusüsteemi kinnituse, et nad olid juba hukatud. See toimub praegu, täna, samal ajal, kui ma seda saadet salvestan. Vaid mõned päevad enne seda nägi kogu maailm, kuidas need hukkamised tegelikult välja näevad. Sest Isfahanis kogunesid 100 inimesed enne Koitu, et proovida peatada 2 noore mehe poomist. Mõlemad mõisteti surma osalemise eest jaanuarikuu protestidel Isfahanis ja Ali Khamenei väljakul. Sellelt väljakult pärit videod on raskesti vaadatavad. Rahvahulk seisab pimeduses ja hüüab IRGC vägedele, nimetades neid häbiväärseteks ning palub, et seda ei juhtuks. Kuid julgeolekujõud hajutasid protestid vägivaldselt ja poosid mõlemad mehed ikkagi üles, avalikult väljakul. Ja see ongi nende avalike hukkamiste kogu eesmärk. See on teater ja publikuks on iga iraanlane, kes seda vaatab. Ma tahan, et sa mõistaksid, et mitte miski sellest pole ühekordne juhtum. Ainult juulis hukkas režiim vähemalt 67 vangi. 9 neist olid poliitvangid ja süümevangid. Ja selle numbri juures on midagi, mis peaks sind tõeliselt hirmutama, sest ainult 8 neist 67-st teatati ametlikult. Ülejäänud hukati salaja. Perekonda ei teavitatud, viimast külastust ei lubatud, lihtsalt kadunud. Nüüd on Teheraani prokuratuur isegi teatanud kriminaalmenetluse alustamisest kõigi vastu, kes avalikult neid hukkamisi hukka mõistavad. Juba on veel 10 meeleavaldajaid, kelle hukkamine on kohe toimumas. Nüüd seosta see kõigega, mida me esimeses loos just rääkisime, sest see hukkamiste laine ei toimu mitte sellepärast, et Washington oleks karm, vaid just sellepärast, et ta hoiab end tagasi. Iraani sisele repressioon muutub iga kord hullemaks, mitte paremaks, kui see režiim jõuab järeldusele, et ta jääb ellu. Kui Donald Trump jätab rünnaku ära lootuses kokkuleppele, mis muidugi kunagi ei teostu, kui tõeliste tagajärgede ähvardus viimasel hetkel ära võetakse, ei tõlgenda muljahid seda kui kutset mõõdukusele. Nad loevad seda kui luba teha suur puhastust. Režiimil, mis usub, et suudab üle elada kõik talle avaldatavad surveavaldused, on igati põhjust hukata nii palju jaanuari ülestõusu tunnistajaid kui võimalik, enne kui keegi sunnib režiimi peatuma. Ja see ongi muster. Nõrk surve Washingtonist ei too iraanlastele turvalisust. See annab režiimile enesekindlust ning iraanlased maksavad selle enesekindluse eest poomisega Ali Khamenei väljakul Isfahanis. Ja nüüd räägime sellest, keda koolitatakse kandma sama ideoloogiat järgmisse põlvkonda, sest see ei jää Iraani piiridesse. On aeg rääkida heast, halvast ja koledast. Ja nagu alati, et lõpetada positiivsel noodil, alustame nädala halva looga ja lõpetame heaga. Kõigepealt, eile ilmus avalikkuse ette šokeeriv videomaterjal mingist Palestiina noorte liikumise suvelaagrist Ühendkuningriigis. Vaadake ise. Selge. Nii et neid ilmselt Briti lapsi mingis suvelaagris julgustatakse skandeerima. Me purustame sionismi ja noored, tõuske üles. Meie revolutsioon on Araabia revolutsioon. Tõesti või? Nüüd, kõige hullumeelsem osa siin on see, et see pole mingi marginaalne üksikjuhtum. Palestiina noorteliikumise enda materjalid kohustavad selle liikmeid rahvuslikule vabastamisele ja tagasipöördumisele ning loomulikult lükkavad tagasi igasuguse normaliseerumise Iisraeliga. Nad on üha enam hakanud ilmuma ülikooli linnakutesse kogu läänemaailmas. See videomaterjal, mis peaks igaüht häirima, on otsene tulemus liikumisest, mis on rajanud kogu oma identiteedi järgmise põlvkonna õpetamisele, et islami ülemvõim ja palestiinlaste keeldumine koos eksisteerimisest on hea asi. See on jälgklipp. Ja just, nii näebki välja noorte indoktrineerimine eluaegseks vihkamiseks. Ja see toimub praegu Suurbritannias inglise keeles. Ja kui me juba Inglismaast räägime, siis lähme Oxfordi, sest see siin on tõesti midagi muud. Juunis õhtul enne seda, kui ma ise seal väitlesin, toimus Oxford Unionis debatt teemal, kas läänel on õigus islami suhtes kahtlustav olla, kus Tommy Robinson, Lawrence Fox ja Jonathan Sucher Doodi toetasid seda väidet. Vastuargumentidena nägime Oxfordi tudengid Aisha Khan Azizi, kes tõusis püsti ja sisuliselt ähvardas Tommy Robinsoni, öeldes, kuidas helde president, moslemist president Arva al-Rais tagas, et oleks turvaline. Muidu oleks ta, tsiteerin, sõna otseses mõttes vägivaldse islamistliku rahvahulga poolt väljas omadega läbi. Vaadake ise. Stephen Yaxley Lennon, keda tema jõmmid tunnevad kui Tommy Robinsonit. Stephen,
Täna õhtul on väljas rahva hulk, kes mässab sinu vastu. Ja ilma moslemi palestiinlasest presidendi ja peamiselt Lõuna-Aasia päritolu täitevkomitee kaitse ja helduseta oleksid sa sõna otseses mõttes omadega läbi. Nii et ruum aplodeeris talle. Nad tõesti plaksutasid naisele, kes väitis, et islami suhtes kahtlustamine on irratsionaalne, samal ajal, kui ta ütles külalisele, et too oleks ilma turvata omadega läbi, sest kritiseerib islamit. Tal polnud isegi Robinsonit vaja, et oma seisukohta esitada, sest tal oli vaja ise kaamerasse saada ja sai selle eest kummaliselt aplausi. Muidugi, ettepanek kukkus ikkagi läbi. 57 poolt ja 41 vastu Oxford Unionis. Aga keda huvitab see hääletus? Ta tõestas end sõna otseses mõttes ise valeks. Ma pean siiski ütlema, et pooldajad tegid suurepärast tööd ja Oxford Union keeldus sõna otseses mõttes 6 nädala jooksul salvestist avaldamast, kuni Jonathan postitas oma versiooni. Kas see on see, mida nad tahtsid varjata? See on ka koht, kus asi muutub isiklikuks, sest nagu ma ütlesin, järgmisel õhtul pidasin ma samas ühingus debatti teemal, et Iisrael pole kunagi tõeliselt tahtnud rahu Palestiinaga. Ka tol õhtul vajasin ma eraturvasaatjaid, sest olin saanud ähvardusi. Sain ka seekord sama kallutatud publiku, sama mustri ja sama Arva El Raisi, ühingu presidendi, kes väitis, et Iisrael pole kunagi tahtnud rahu. Ometi pole minu debatt siiani avalikkuse ette jõudnud. Naljakas, kas pole? Huvitav, mida nad tahavad varjata? Igal juhul räägin sellest kindlasti rohkem, kui nad selle lõpuks üles laadivad, aga miski ütleb mulle, et neil pole sellega kiiret. Liigume edasi meie hea loo juurde, viimasena, kuid kindlasti mitte vähem tähtsana. See on samuti Oxford Unioni debatist. Ma arvan, et selle Oxfordi õhtu parim hetk tuli Laurence Foxilt ja see on väärt, et aeg maha võtta ja sellele lähemalt vaadata. Toome selle välja, eks. 78% Briti moslemitest usub, et ükski väljaanne ei tohiks avaldada Muhamedi pilte. Lääs peaks islamile kõige jõulisemalt vastu seisma, juba ainuüksi sõnavabaduse nimel. Nii et siin on see karikatuur X ja on AAG. Näidata, et ma ei alistu. Ma ei järgi kaugete paikade usulisi seadusi. Mu naine palus mul seda mitte näidata, kartes tagajärgi meie peres. Aga ma ütlesin talle, et kui ma seda ei tee, siis olen ma juba islamile alistunud. Nii et siin me oleme. Kas sellest ei piisa? Kas sellest ei piisa, et pooled selle debati korraldanud meeskonnast olid moslemi naised, kes soovisid kuulda sinu arvamust ja argumente? Kas sellest ei piisa, et mina, mošlemlasest president, olen kutsunud sind siia saali oma argumente esitama? Kas see ei ole piisav õigustus ja tõend, et sa usuksid, et me tõesti usume sõnavabadusse? Ma ei oleks saanud sõnavabaduse ühingu presidendiks, kui mitte. Aitäh, Lord. Kas ma tohin suur tänu, kas ma tohin lõpetada, vabandust? Korra küsimus on tõstatatud, annan sõna järgmisele ametnikule. On möödunud palju aega sellest, kui ma viimati selles saalis olin ja reegleid peast teadsin. Alamkojas ja me võtame eeskuju alamkojast. Rekvisiite ei lubata. Huvitav, kas Oxford Unionis on rekvisiitide reegel sama? Nii et ma teen otsuse selle protseduurilise küsimuse kohta. Maja reeglid ei keela rekvisiitide kasutamist. Siiski julgustaksin härra Foxi oma mõte ära ütlema ja edasi liikuma. Ma olin kuni protseduurilise küsimuseni. Just selles vaimus ma ei allu, vaid näitan teile seda kui inglane, kes usub sõnavabadusse. Ma ei allu. Ma ei kummarda. Vaata, mis juhtub ruumis kohe, kui Fox ütleb, et ta hakkab näitama Muhamedi pilti. Kogu saal tardub. Inimesed hakkavad teda katkestama, paludes tal lõpetada. Äkitselt hakatakse rääkima reeglitest. Kas rekvisiite üldse tohib kasutada? Ta ei pidanudki tegelikult midagi näitama. Ainuüksi ähvardusest piisas, et vaigistada terve ruumitäis inimesi, kes olid terve õhtu väitnud, et läänel pole millegi pärast muretseda. Ja just see ongi kogu argument. Tõestatud, ilma et oleks pidanud lausetki lõpetama. Ta ei pidanud vaidlust punkti kaupa võitma. Piisas vaid sellest, et ta viipas joonistuse poole, sõna otseses mõttes joonistuse, ja vaatas, kuidas terve ruum kinnitas reaalajas, et Jumala teotus peavad nad millekski, mida inimesed peaksid kartma. Isegi liidus, mis on pühendatud sõnavabadusele. Tõesti, vaba ühiskonda ei saa olla, kui Jumala teotus eksisteerib üldse mõistena, kus täiskasvanud kõrgharidusega inimesed satuvad paanikasse pelgalt karikatuuri idee peale. Fox tõestas seda mõne minutiga, sundides publikut seda tema eest tõestama. Absoluutselt kaunilt tehtud, Laurence Fox. Väga hästi tehtud. Ja selleks nädalaks ongi kõik. Jälgige mind kindlasti X-is või Instagramis nimega Emily K. Schrader. Ja seni kohtume järgmisel nädalal saates Access of Truth Jaanusel.